Tere tulemast kuulama Euroonikuse taskuhäälingut. Mina olen Meelis Väljamaa ja tänases saates on koos minuga Indrek Sillaste ja nagu lubatud, siis me räägime sellest, mis meil on jäänud silma lõppeva aasta kõige suurematest tehnikauudistest. Toodetest juba rääkisime ja seekord võtame ette võib-olla mitte niivõrd tooteid puudutavad uudised, kui ka neid tuleb natukene sinna sisse, sest mõned uudised on paratamatult nagu toodete põhised, aga me üritame rääkida nendest asjadest, mis on natuke suuremad kui mingi konkreetne toode ise. Esimese asjana võib-olla mina tahaks nagu võtta ette selle, et me oleme aastaid oodanud seda ja Eesti on olnud Euroopas üks viimaseid riike, kes käivitas oma 5G oksjonid ja siis pärast seda võrgud, eks ole. Et nüüd on see asi kuidagi kividegant veerema saanud ja lõpuks, eks ole, ja tegelikult on selle aastal ära toimunud osa 2 oksjonit. Esimene oli siis see, kus see kõige magusam asi, ehk siis see 3,6 GHz võrk oksjonil välja jagati ja teine oli siis see pisike kaugele leviv, aga Venemaa piiri ääres mitte leviv madalsageduse oma, mis peaks siis maale parema neti tooma ja enamus operaatoritest on ka tegelikult oma paketid välja toonud ja telefonides jõuavad nüüd jupi kaupa, aga seda on huvitav, et võttis aega, mis võttis, aga lõpuks, kui see nagu mina arvasin, et niipea kui see oksjon nagu teoks saab, siis operaatorid on valmis ja hakkasid kohe hoolega tegutsema. Kõik juba oma ootasid seda, et ongi nii kui luba antakse nii, et tehniliselt ju ehitatakse võrku ammu välja juba ja siis kui käes õige see oksjon läbi, load käes ja siis saab ju kohe sisse lülitada. Täpselt. Teine asi muidugi, mis ka on tõeks osutunud nii meil kui mujal, on see, et eks tegelikult see hype 5G ümber hakkab vaikselt kaduma, sest et kõik need imeasjad, mis pidid juhtuma, kui 5G tuleb, kuidas meile hakkab taevas mandad sadama, eks siis kui palju kiiremaks ja ägedamaks meie võrk muutub, siis seda ka ei juhtunud, et 5G teatavasti tal on eeliseid, aga ta ei ole nagu maagiline asi, eks ole, et kuna ta on kõrgem sageduse peal, tal on rohkem kiirust, jällegi see maal levib asi madalam sageduse peal, seal ei ole tegelikult palju rohkem kiirust, vahe on lihtsalt selles, et ta suudab paljusid seadmeid korraga paremini hallata, ehk siis sulle võib tunduda, et kiirus on parem. Aga jah, et tegelikult nagu mingit müstilist hüpet, ma arvan, et 3G-st 4G peal hüpe võib-olla suurem kui 4G peal 5G peal, eks ole. Samas muidugi ise pole veel 5G pole veel katsetada saanud, et mine tea, et äkki on see, et kuna videode vaatamine on ju tegelikult praegu täpselt selline, et kuskil selline parasükene nokkimise moment on, kohe käib telefon, võtad kätte, vaatad seal mingeid riile või vaatad mingisuguseid, vahet pole kas või TikToki on ju, siis ongi tegelikult, ja siis pärast vaatad veel seda, mis sul see andmemaht seal taga on olnud kogu aeg, üle 4G, üle Wi-Fi. Numbrid on päris suured, eks? Läheb uskumatult suured ja ikka kümnetes, varsti sadades gigabaitides käib telefonis, lihtsalt ainult video pärast käib seda infot läbi. Video ongi see asi, mis kõige rohkem andmesid, et võtab, eks ole, aga tegelikult mina ootan ka seda, mis tegelikult üks 5G nii-öelda lubadus on ju see, mida meil võib-olla ei ole nii palju vaja kui mõnes muudes kohtades, aga siiski meil on ka mõnedes kohtades vaja. Saku Suurhall, Lauluväljak, staadionid, eks ole, rahvamassid, eks, et on see, et kui see päris kõrgel sagedusel 5G, mille lubas meil siiamaani veel jagatud ei ole ja mis tegelikult levib, eks ainult otsenähtavuse piires, aga mis on ideaalne sellise kohta, kus on meeletu rahvamassid ja kus peab ära katma, kus praegu ikkagi võib juhtuda, et sul ei ole levi, eks ole. See on jumala tavaline, et kui seal on suur kontsert, Lauluväljak on alati väga hea näide, siis kui seal on mingisugune suurem üritus, kõik hakkavad korraga sealt ära minema, otsid mingid taksot või mingid asja, issand jumal, kus asi on kõik lõpus kokku jooksnud selle. Seal on ikka tuhanded kõik koos ja pakun välja, need lähedal olevad mastid on ikka päris korralikult üle müüdud sel hetkel. Just. Ja sellepärast ilmselt jääb uude aastasse üks asi, mida me saame loota see, et ka see ülikõrgsageduse oksjon ära tehakse ja siis ilmselgelt pannaks need jaamad üles ainult nendesse kohtadesse, kus siis on selline levi probleem. See on muidugi teine selline muna ja kana probleem veel, et tegelikult ei ole ju praegu müügil ühtegi seadet Euroopas, mis selliseid sagedusi toetaks, et see võtab veel aastaid aega, aga selle tuleviku nii me ka ilmselt ühel hetkel jõuame. Ja, kui platvorm on olemas, siis on ju tootjal juba lihtne teha seda. Just. Tegelikult ju Samsungil ja Apple'il ja teistel on see kõrgsageduse peal asjad ju Ameerikas müügi, sest seal Verizon näiteks väga aktiivselt ajab seda asja, eks suuremast operaatoritest. Meil Euroopas, kuna lihtsalt minu kuskil Euroopas ei ole veel seda või vähemalt enamus riikides ei ole kasutusele võetud, siis ka need telefone ei ole, sest et lihtsalt milleks teha asja, mida ei toetata, kui see teeb toote kallimaks, eks ole. Kui need raadiod seal niisama sees saaksid olla ja hinda ei küsiks, siis oleks lihtsam, aga tegelikult see ikkagi sellise väga kõrge sagedusega asjade tegemine nii, et see ei segaks teisi sagedusi, on väga keeruline ja see on lihtsam toota ilma, eks ole. Et nii lihtne see on. Ja teine asi, mis on Eesti sellisel digimaailmas on minule sel aastal nagu silma jäänud või mis on minust huvitav, on see, et
see aasta on olnud see aasta, kus telekanalid vabanesid juhtmetest, ehk siis see algas tegelikult natuke varem, aga sel aastal on juhtunud mitu asja. Esimene asi oli see, et Telia tegi Androidi äpi. Elisal oli tegelikult mingi asi juba varem olemas, aga nüüd on nagu see veel paremaks läinud. Samuti tegid nad oma boksi, mis töötavad Wi-Figa ja lisaks on siis nii Elisa Hub nüüd mitte ainult beetana, vaid täisversioonina ja ka Q3 näiteks on ja Viaplay ka, kuigi nad ei paku telekanalid, on saadaval siis nii Dysonil kui V-Bossil, eks LG ja Samsungi teleritele ka, nii et kui ostad uue teleri, tahad telekanalid vaadata, siis esiteks sul ei ole vaja, sa peab olema sama operaatori klient, kes internetti pakub. See on esimene hea asi, eks ole, konkurents on avanenud. Ja teine asi on see, et sa ei istu juhtme küljes kinni. Et see on kogu aeg olnud ja sina oled ju kindlasti oma klientidelt kuulnud kogu aeg seda, et kuidas ma saaks niimoodi, ma ei peaks mingit pulka panema kuhugi, vaid ma peaks juhtme otsas olema, et ma peaks boksi toppima seina peale, eks ole kuidagi. See on ikka jah, selle aasta suur revolutsioon ongi seal, et see sama see, et nii-öelda nagu ristkasutus, et mul pole internet selle oma, aga login oma mingi TV vaatamiskontoga, login äppi sisse ja vaatan seda, mida ma ise tahan, et ei ole nagu sunnitud lahendus, et võin kasutada tõesti ainult internetti ja võin oma TV vaatamisega kaasa võtta. No lisaks see, eks ole, et kui sa ostad endale ülimoodsa ägeda õhukese OLED teleri, paned selle väga kitsa seinekinnitusega seina peale, siis sa ei pea sinna mõtlema, et kuidas ma saan selle pulga sinna või boksi, eks ole, vaid Wi-Fi töötab ja maagiliselt üle õhu tuleb. Ja kõik töötab üle Wi-Fi, ilusti. Ise juba, ma ütlen nüüd juba, täpselt aasta aega, siis kui ta eelmise aasta detsembris tuli ju näiteks Telia äpp, tuli küll beta versioonina, tuli eelmise aasta detsembris, tuli nii-öelda tasahilja tuli nii-öelda süsteemi üles, seda ju selle hetkel ei reklaamitud, sellest tuli jutt, tuli tükk aega küll ennem, aga tuli täitsa nii-öelda kogemata avastasime selle, sealt edasi algul töötas ta kaabliga ja siis proovisime kaabliga, üle Wi-Fi algul ei toiminud ja siis mingi hetk hiljem hakkas tööle nii, et üle Wi-Fi ka ja üle kaabli on koduvõrgus veel see väga lihtne ühendus ka, ta saab aru kohe, et näed, see on sinu ühendus. Wi-Fi puhul, pead sisse logima just, et see on hästi lihtne ja mugav kasutamine. Mina proovisin ka Samsungi teleri peal ja ka selle Telia boksi peal siis ja tegelikult ka Fire TV Sticki peal, mis mul on tegelikult põhikasutuses praegu, nii seda Telia äppi kui Elisa äppi kui ka Q3 ja need kõik töötavad täiesti suurepäraselt kiiresti. Kõigil on natukene mõningaid probleeme, aga ja mina ootan ka seda, et äkki Telia ikkagi lõpuks teeb ka selle triki ära, et nad Samsungi ja LG teleritele toovad äpi välja, et see võib-olla ei ole nii keeruline kui Elisa ja Q3-ga hakkama saavad, siis Nad on ju teinud seda kunagi. Just, aga ma saan aru, et tol ajal oli see üsna selline lapse kingadest ka tootjate poolt ja tootespetsiifiline, aga praeguseks ma saan aru, et nad on läinud, tootjad just on läinud nagu selliste laiemalt toetatud lahenduste peale, et saada just neid äpitootjaid väiksemaid ka sinna platvormi peale, et kui see arendus teha piisavalt keeruliseks, keegi ei taha ju seda kulu teha, eks ole, kui see arendus ainult lihtsaks, mina saan aru, praegu nad mõlemad vaatame meil 5 põhisid ja peaksid olema suhteliselt lihtsalt porditavad, sa pead arvestama sellega, et võib-olla mõned puldid ja nupud on erineva lähenemisega, sa pead selle jaoks mingeid erinevaid huuke sinna juurde tegema, aga kõik muu on ju tegelikult sama, eks ole. Just. Ja Philipsi telekatel ongi see, et Philipsi telekas, Philipsi Sony, kes on Androidi baasil, nemad hetkel toetavadki nagu siis absoluutselt kõiki neid hetke TV, siis TV-teenuse pakkujaid või mingisugust kanalipakkumus lahendust. Ainus ma ei tea, kas nüüd, ma pole kontrollinud, kas Dysonil või VBOS-il on ka Jupiter peal või? Kas mõlemal? Dysonilist oli. VBOS-il ma tean, et nad ise andsid pressiteate välja, et tuli, eks ole. Ja ma tean inimesi, kes on kasutanud. Ja Dysoni peal ma olen ise ka proovinud, täiesti töötab. Et jällegi, kui nemad saavad sellega hakkama, siis just, peaks teile ka saama. Aga teine asi on veel ju see, et mis on veel nagu selline auk, on selliste soodsamate telerite nutisüsteemid, kus veel ei ole ja võib-olla te tulegi, et Philipsi odavad on see Safiga, eks ole, mis on Linuxi põhine ja siis Hisensi soodsamate mudelitel on see Vida peal, eks. Mis tegelikult nad üritavad ka, vähemalt Hisense ja on loonud sellise koalitsiooni samamoodi nagu Samsung ja LG üritavad siis oma tarkvaraga väiksematele tootjatele müüa, siis ka Hisense üritab seda teha, et ilmselt on ka nemad teinud selle platvormi selliseks, et siin oleks võimalikult lihtne teha seda tarkvara, aga siin küsimus on pigem turu osas, eks ole, mis on suhteliselt väike, et siis ei tasu ära võrrelda Samsungi ja LG-ga, eks. Eks siin Samsungil ja LG-l endal, ma arvan, on see juba oma nii-öelda selle turupositsiooni või siis nagu selle müüginumbri hoidmiseks on ju oluline see, et ta saaks turul näidata, et sinu telekas oskab ka kõike teha. Just, et sa saad kohalikke asju tarbida, eks ole. Et täpselt see, mida nagu tegelikult enamus inimesed ikkagi tahavad, kes poodi tuleb, et võimalikult vähe oleks ainult üks pult, et oleks võimalikult lihtne nagu nii-öelda võrku ühendada, et muud polegi, pane Wi-Fi taha, anna talle nõusolek, et sa oled Eestis ja pane õigemini kas siis kaabliga võrk või siis Wi-Fi võrk taha
ja põhimõtteliselt ongi sul kõik nii, nagu sul ennem oli digiboksiga, lihtsalt nüüd ühe puldiga, kiiremini, kvaliteetsemalt, ilusama pildiga. Just. Ja lihtsamalt, et lihtsus on see. Lihtsus ja lisaks see mugavus või see ilu, eks ole, sa ei pea nagu tegema seenesse auku, kuhu boksi ära peita. Et see on nagu tegelikult just see, et see juhtmevabadus on ikkagi teinud väga suure sammu siin Eesti telemaastikul edasi. Et see on hea teadlast, et tavaliselt me peame mõtlema seda, et me oleme liiga väike riik, et kedagi huvitaks, aga need huvitab küll. Isegi meie siis operaatorid, kes peavad oma turuosapärast ka või nemad võitlema, eks sellepärast üritavad ka teha enda pakkumis kõige ahvatlevamaks, eks ole. Täitsa huvitav, aga minu jaoks just huvitav on see, et tegelikult seni oli see areng aeglane või peaaegu olematu, kuni tulid turule disruptorid, ehk siis tuli Go3 telepaketiga, tuli tol hetkel praeguseks Go3 ära vastunud Apollo TV, kes hakkas telekanalit pakkuma, siis tegelikult see asi nagu elavnes, Elisa tegi oma äpi paremaks, Telia tegi Androidi äpi, eks ole, et see kõik see sai alguse just siis, kui tegelikult nii-öelda konkurendid turule tulid. Ja siis nad kõik näevadki seda, et tegelikult kui lihtne kuskil tahvlis või kuskil mingis õiget operatsioonisüsteemi toetavas seadmes, kui lihtne tegelikult seda teenustu tarbida ja nemad peaksid nägema kohe, et kui sealt tema just klient sellepärast minema läheb, et tulebki kohe kartma hakata. Aga konkurents on edasi viiud, eks ole. Meie kui kliendid võidame selle pärast. Vaatame veel natukene Eestisse, et mina olen ise siin selle aasta kokku puutunud natukene Transpordiametiga ja muude selliste autot puudutavate asjadega ja see võib-olla ei ole nagu sel aastal selline, isegi kõik asjad ei ole sel aastal turule tulnud asjad, aga nad on kindlasti sel aastal paremaks teinud asjad ja mõni neist on tulnud ka sel aastal turule. Nimelt siis nii Transpordiamet kui Liikluskindlustuse fond on teinud minust elu võimalikult lihtsaks, et esiteks Liikluskindlustuse fond on teinud sellise veebiportaali, nagu seda on avarii.lkf.ee, mis asendab siis põhimõtteliselt seda paberi peal olevat avarii teadet, et kui teete mingi vekimõlkimise või mingi õnnetus juhtub, siis peate täitama seda ja siis paneme sinna kirja, mis juhtus, kuidas juhtus ja millal juhtus, joonistama kaardi, siis praegu on niimoodi, et põhimõtteliselt saad brauseris avada selle lehe avarii.lkf.ee, täita kõik asjad ära, mingid päringud tehakse automaatselt, eks ole, saad registrist, et ei peagi nagu midagi käsitsi väga toksima sisse ja pildid saab teha, ei pea joonistama, eks ole. Nii et tegelikult on esiteks on paremini kindlustuse firmadel see asja näha piltide pealt ja teiseks on see, et inimestel on vähem muresid, üks mure vähem, et ma tean päris tihti see, kui see avarii juhtub, siis on see, kas mul on see paber kaasas ja kus ma seda saan, eks ole, ja äkki mul üldse paberit ei vastakat, aga telefon ikka reegel taskus, eks ole. Nii et varsti tuleb äpiks teha. Just. Iseenesest ma arvan, et kui ta on mingi veebiäpina, siis äkki ta on juba praegu nagu nii-öelda laetav sinna nagu keerulisemat teed pidi, eks ole, aga võib-olla tuleb ka äpina või teeb keegi tark kaval pea selle ära, sest et ma tean, et näiteks Tallinna transpordi ehk siis ühistranspordi aegade tabelid on ka veebis üleval, aga äpina ei ole, aga seda on tehtud nagu äpiks nii-öelda siis präpper ümber tehtud, eks sest kui sõidad kuskil ringi ja näed mingit sellist nii-öelda kõksu, keegi on tagant sisse sõitnud, valdavalt on ju teada, et tagant sisse sõitja on süüdi enamus juhtudel. Ja võtta, kui lihtne on, kui see äpiga muidu võtadki paberid välja, hakkad täitma, siis hoitakse seal mingil tipptunnil, kus kõige rohkem liiklusõnnetus juhtub, sest kõik on närvis ja kõik kiirustavad või aeglustavad. Ja siis on vaata, kui lihtne on see, et ma mõtlen see, et nüüd peaks konkreetselt mingisugune ilgelt fancy ja süke nagu graafiliselt väga ilus äpp olema, või lihtsalt nagu praktilises mõttes, et nii-öelda next pilt juurde, et kui on võimalus allkirjastada digitaalselt ära ja lähedki lahku ära, mitte ei hoia siis seda liiklust kinni, et võimalikult sujuvalt jälle sealt eest ära. Pettuse võimalused on väiksemad, eks ole. Just. Ja teine asi, mis mulle meeldib, mina, kes ma sel aastal tegin endale load ja puutusin kokku nii teooriaeksami, siis sõidueksami kui ka auto ostmisega, siis see on ka tehtud ikkagi nagu digitaalseks ja väga lihtsaks. Punkt 1 on see, et teooriaeksam toimub nagu küll koha peal, et ei saaks petta, eks ole, aga tegelikult õppida saad sa kaugiõppe teel kodus täiesti vabalt. Eksami tehtud väga heaks. Eksami see vormistamine on küll koha peal, aga digitaalne, eks saad kohe oma vastuse teada sekundiga, eks. Väga lihtsaks on tehtud, väga, väga mugav on see interface. Samamoodi on igasuguste nii-öelda autokooliga tegelemine ja ka Transpordiameti lehel siis nende eksami aegade valimine, kõik see on tehtud nagu ikka väga, väga, väga mugavaks ja kus teavitussüsteem on väga hea. Ja lisaks siis, kui on mingi auto ostu ja müük käsil, eks ole, siis tegelikult ka selle jaoks on olemas veebikeskkond, mis täidab paljud asjad nagu automaatselt ära kannab registrist, laseb kohe riigilõivu maksta, et see on nagu sekundite küsimus ja samamoodi sa peab mingit sularaha kaasta asjama niimoodi, vaid sa saad nagu teha kohe ülekanded, eks ole, sa kinnitad kõik asjad ära, et see on nagu niivõrd
niivõrd mugavaks tehtud, et igasugust bürokraatiat vältida, sa pead kuskil järjekorras istuma, tegelikult niisugust asja, mida võib-olla ei peagi mingi teine inimene üldse nagu menetlema, et kui sul on sinu poolt on nõusolek, sa saadad tänapäeval ennast ju igatepidi autentide ja allkirjastada, et olen mina ja tõestan enda nii-öelda enda olemasolu siin ja annan allkirja ja mul on see protsess tehtud, mitte ma peaksin minema kuskile kohale, istuma järjekorras või broneerima aja, siis minema kohale, sellisel ajal, kus on see liiklus piisavalt selline närviline, tööl on kiire, et kui niisuguse asja saab jälle nii-öelda e-teenusena või tahvlis, telefonis, äpis ära teha, täitsa tõesti 2 käega poolt ja ainult kiita. Just. Ja kolmas asi, tegelikult üks asi, mis meil puudu on, mida võiks võib-olla tulla, aga ma ei tea, kas tuleb, kas Eestisse nagu ka mõistlik on. USAs on ju see, et nii Apple Walletisse, Google Walletisse saab nüüd lisada juhilubasid. Ehk siis sa ei pea füüsiliselt juhiluba kaastada, siis Eestis on see, et sa ei pea ka, et ID-kaart, eks ole. Aga ilmselt tõenäoliselt, kuna ID-kaart on selline keerulisem dokument, see on need autentimise asjad ja värgid peale, seda võib-olla nii pea kuskil äppi lisada ei saa, aga juhiluba äppi lisamine võib-olla saab ka selle ära teha, et oleks olemas, sest nii Google Wallet kui Apple Wallet meil töötavad, selleks on eraldi äppi, vaid nad on juba piisavalt turvalised, eks, et võib-olla ka jällegi üks võimalus, kuidas ühte dokumenti või ühte asja vähem kaasas võtta. Jah, täpselt. Kui mul on olemas ka väikelaevkapteni load ja siis nüüdki viimane kalalkäik Soomes, see oligi siis see, et teadsin, et on variant petrooli minema ja siis mõtlesin, et ongi teadsin nii, et jätsingi load maha ja siis lasin töökaaslase ruttu auto oli töö juures, lasin teha pildid eest ja tagant. Vaja küll ei läinud, aga täpselt on see, et kui olekski sellises nii, et äpis näitad ette näed, et on olemas ja mõte jälle. Mina olen ühe korra käinud niimoodi ühe sõbraga Norras, et oli plaanis võtta rendiauto, kuna temal olid load ja minul ei olnud ja siis juhtuski see, et ta ei võtnud lubasid kaasa, ta ju oli veedunud, et ID-kaardiga ju saab, kui Eestis saab. Ja jäigi auto võtmata, et pidime sõitma rongiga. Norras ei ole väga lihtne. Norras ei saa, jah. Aga et selles mõttes on tegelikult siin veel arengut küll. Aga üks asi, mis veel on nagu paremaks läinud, tegelikult see ei ole ka nagu algus saanud sel aastal, aga see on saanud nagu hoo sisse sel aastal on see, et pangad on läinud ka ikkagi nagu telefonidesse, kelladesse oma makselahendustega, et see pank, keda mina kõige rohkem kasutan, on toonud selle aasta jooksul turule nii Apple Pay, Google Pay nüüd lõpuks ometi, kui ka siis Garmin ja Fitbit Pay. Swedbankil oli see varem juba olemas ja ka LHV on lisanud jupi kaupa ja siin teised pangad nagu natuke Luminor on nagu selle aasta jooksul neid asju juurde pannud, et SEB oli üks viimased, kes nüüd ka lõpuks Google Pay kasutusele võttis ja siis kevadel tulid neil Apple Pay ja Garmin Pay. Coop on ainus Eesti suuremas pankades, kes veel ühtegi nendest ei paku, nad kui lubavad, nad tegelevad, aga eks me näeme, millal siis see tegelikult kohale jõuab, aga üldiselt on nagu pilt selles mõttes ilus, et Eesti on ikkagi muutunud järjest digitaalsemaks, et ühe võib-olla negatiivse asja või sellise puudujäägi, kuna me neid lubasid ja see puudujäägiks pidada, siis see on nagu pigem selline kaugem protsess ja võib-olla kunagi pruugigi tulla, see ei ole võib-olla isegi miinus, aga üks asi, mis on minu arust natukene siin Eesti riigis nagu selline pidama jäänud, on see, et ID-kaardi uued versioonid lubavad tegelikult, nad on NFC-ga ja nad lubavad teha viibata, eks ole, kaarti. Ja päris palju, kaasa arvatud meie kasutame ID-kaarti siis kliendikaardina ja ma pean ikkagi see kaardiga apteegid pealt kostma, pean ikka see kaardi sinna lugejas lükkama, et tegelikult ma tahaksin, see sama kaart või sama masin suudab ju tuvastada mu pangakaarti, eks ole, ta võiks tuvastada ka muide kaarti puudutades. Et see on kuidagi jäänud. Võib-olla siin on ka see, et riik äkki ei ole piisavalt palju kommunikeerinud, et see võimalus on kaartidel olemas, et nad ei ole võib-olla müüjate või poodide või teenuspakkujate arendajatega nagu piisavalt palju nagu seda infot vahetanud, et see tegelikult ei tohiks olla keeruline. Mina ootaks ka seda, et kui ID-kaart on nagu nii kaasas juhiluba tasemel, et ma siis peaks sinna toppima masinasse, vaid ma saaks panna vastu ja ta tuvastab ära mu. Et see oleks nagu tegelikult üks selline uuendus, mida ma järgmise aastast näha tahaksin. Aga äkki seotud mingisuguste andmevargus vältimistega? No ei oska öelda, sest tegelikult kui palju seal on vahe, kas ta tuvastab su puudutades või ta tuvastab su sinna kaardi pistes, eks ole, et ta loeb ikkagi, sa pead maha isikukoodi ja siis võrdleb seda selle andmebaasi vastu, eks ole. Et eks me näe, tahaks loota, et ka sellega mingid edusammud on, et minu tundub, et see on pigem just nagu siin siis nende teenusepakkujate käes, kui riigi poolt on see võimalus antud, eks ole. Ja järgmine asi võib-olla, mida võiks rääkida, on siis mõningad sellised natukene võib-olla rohkem laia maailma, aga samas natukene toodetega seotud, aga mitte otseselt tooteuudised. Päris palju huvitavaid arenguid on toimunud, et näiteks PlayStation tuleb
PSVR 2, mida me oleme siin küll rääkinud, aga me oleme tegelikult 5-6 aastat oodanud, tegelikult PlayStation 5 ootasime, kõigepealt tuli välja, aga kohe ei tulnud talle siis virtuaalreaalsuse peakomplekti ja siis hakkas kuulutud käima ja siis me ootasime kuulutud ja siis nad näitasid tegelikult juba pea aasta tagasi näitasid seda disaini, eks ole. Aga keegi ei öelnud, et mis ta on, millal ta tuleb, kuidas tuleb, siis näidati nagu seda, et tegelikult ikkagi varsti tuleb, eks näidati nagu seda, mida teha oskab, jagati andmeid ja nüüd on siis see aeg käes, kus me tegelikult lõpuks on võimalik ette tellida, ta on suhteliselt kallis, eks ta on 650 €, ta maksab rohkem kui see konsool ise ja konsool ikkagi ise ka on konsool sama hinna. No, jah, tuli algusest, tuli odavamalt ikka. Just, aga praegu on see, et ka saadavus on ikkagi kehv, eks. Aga praegu on see, et tegelikult siis seda VR2 saab veel tellida ja ta on veebruari lõpus on ta siis müügil. Nii et 22 veebruar peaks olema siis nii-öelda ametlik launch, ehk siis võiks kas siis ju otse kohe kätte saada või siis juba kätte saama hakata. Ehk siis on nii-öelda ametlikult on kiri, et nad hakkavad siis nii-öelda välja andma neid selle, et kelle eeltellida saab nüüd juba novembrikuust, 18. november vist oli see kuupäev, kui hakkas eeltellimiste aeg pihta. Aga hinnaklass on jah suht suke, ütleme, konsooli hinnaga võrreldes on ta võrdne, aga samas, kui sa üleüldiselt vaatad prille ja vaatad nende tehnilisi omadusi, siis on see hind jumala mõistlik tegelikult. Jah, ega tegelikult ongi head VR-prillid ongi kallid, eks ole, ja need näitajad on ju kõvasti paremad, kui nad kõvasti paremad, kui nad eelmisel mudelil olid. Mitu korda paremad, ehk siis see, et miks ma endale näiteks esimest VR-i, ma küll sain proovida, aga miks ma endale ei ostnud, mida küll tegelikult sai ka teatud liidesega PS5 külge haakida. Aga see kvaliteet on ikkagi nii teine versus. Oli veidi ruduline, eks ole. Ikka kandiline, madala resolutsiooniga. Aga vana ja algne ka ja samas jälle muidugi sel hetkel, kui tuli ka PSVR esimene versioon, vaata kui odav tegelikult see oli. Aga mida sa selle kõike teha said ja vaadata said, et huvitav ja nagu teistmoodi elamusel ikka. Aga VR2 on ikkagi nüüd täiesti ikka tippude tipp või ütleme näitajate poole pealt, mida ta võimaldab. Füüsiliselt pole veel ise näinud ja proovida saanud, aga kuna ta reklaamivad selle sisu, kui tõesti ikka super head, siis eeldaks, et see saab päris huvitav asi olema. Ei, vähemalt endale on tellitud. No vot, järelikult saad proovida ja siis jagada siis saan öelda, mis kasvõi head on. Just. Ja teine asi, millest me tegelikult siin Eveliga natuke puurutasime, aga tegelikult, mis on ka nagu toodetes suurem asi, on see, võime sellest kiiremalt üle käia ja tean, et ei ole minusse mööda läinud, ei ole ka sinust, kui ma sulle randme peale vaatan mööda läinud, on see, et nutikellade maailmas või spordikellade maailmas on toimunud selline suur konsolideerumine või ühes suunas liikumine, et ühtepidi on siis tuntud või suured nutikellatootjad, Apple ja Samsung on teinud siis oma kellast sportliku versiooni, mille aku kestab kauem, millel on rohkem spordivõimalusi, mis on veel põrutuskindlam ja selline, eks ole, et Galaxy Watch 5 Pro, mis sul käebel on, eks, ja Apple Watch Ultra ja teistpidi on siis sellised spordikellatootjad, eriti Garmin on tulnud nagu keskele tagasi ja toonud oma kangetele spordikelladele nii puututundlikkuse kui AMOLED ekraani, kui muud sellise asja, mida siiani on peetud nagu nutikellade pärusmaaks ja päris tõsiselt võetud spordikellad on üritanud vältida, siis nüüd on nagu näha seda, et ilmselt samamoodi nagu Android ja iOS jooksevad kogu aeg nagu üksteise järjest lähemale, sest et klientide või inimeste tarbijate arusaam on nagu, mida nad tahavad ühest telefonist saada, on üsna sarnane, eks ole. Ja samamoodi on ilmselt arusaam, mida ühest kellast tahetakse saada, üsna sarnane ja siit ka toimub see, et ikkagi läheb see nägemus nagu järjest rohkem sinnapool ja loomulikult tehnika areng, eks ole, et AMOLED ekraan on läinud piisavalt heaks, ta on piisavalt ere, et ta ereda päikse käes kannatab kasutada, nagu spordikelle vaja on, samas ka energiatarve on läinud piisavalt väikseks, et ta kannatab mitu päeva temaga, eks ole, nagu spordikellade vaja on ja vastupidi, eks ole, et siis Samsung ja Apple on saanud piisavalt palju sellist know-how'd ja palganud on piisavalt palju andekaid inimesi, kes suudavad siis neid spordilahendusi nagu piisavalt hästi teha ja Apple Watchil on see Ultral siis on see ujumisrežiim, sukeldumisrežiim, eks ole, mida peetakse väga heaks ja muud sellised asjad, et tegelikult jah, et see on huvitav konsoliseerumine on, mis teeb siis ühesõnaga need samamoodi need klassikalised spordikellatootjad ja siis need uuemad nutikellatootjad lähenevad üksteisele väga aktiivselt ja kuidagi pakuvad mingil määral küll erinevaid, aga siiski sarnaseid asju, eks ole, et see on huvitav vaadata. Kuidas muidu enam ju seda, ütleme, see kellaturg on ka nagu piisavalt küllastanud juba, siin on ju variante ja valikuid on nii meeletult palju, et sa pead hakkama lihtsalt silma, peadki paistma siis sellega, et reaalselt su kell oskabki kõike teha. Just. Et lihtsalt, kui keegi tuleb poodi ja küsib su käest, et kas ma tahan nutikella või ma tahaksin mingisugust kella saada, siis on ainult siis see, et saadki võtta kas või selle hinna põhja juba aluseks
aluseks või hinna aluseks, et näiteks, et kui ikkagi eelarve on ees, et ma tahan 100 euro eest saada, siis tegelikult 100 euro saab üllatavalt selle võimeka kella tänapäeval juba. Ja kui sa tahad saada seal suuremat ekraani, et ma räägin siin juba 45+ millimeetrit ja kui ma tahan seal võib-olla pulsi lugemist saada, mitte pulsi, vaid ma tahan vererõhku, mis on eksklusiivselt ainult mingi 2-3 kellal ainult peal. Need on niisugused väga spetsiifilised juba või ütleme niisugused väga spetsiifiline erifunktsioon on ju. Aga muidu kõik su liikumised, suht hästi, su unetsüklid, kuidas sa magad, lihtsalt mida mõnikord huvitav vaadata. Sellega saab tänaval ikkagi päris soodne kell hakkama, kõik su, ongi pulss, siis vereapnik, niisugused asjad, millega saab juba hakkama. Uutena, mida vist kõigil peal või mida väga paljudel ei ole peal, mis on uutel, ma tean, et Samsungil Watch Pro'l on peal ja on Ultral peal, vist Apple Watch Ultral on temperatuur, et nad võtavad käe pealt ka temperatuuri ja ka Huawei kellal on temperatuur peal olemas. Tegelikult Garminil on olnud temperatuuri mõõtmine peal päris kaua, aga minu kogemuses ta ei näita õigesti, et ma tean, et Apple Watch näitab palju täpsemalt seda. Nendega on veel see, et ta tegelikult analüüsib seal mitu päeva su nii-öelda seda keskmist temperatuuri ja siis ütleb selle, tegelikult loogika tegelikult selle järgi ongi, et ega täpselt mõõta on tõenäoliselt temperatuuri jube keeruline inimeste naha pealt on keeruline, aga ta näitab hälveid. Hästi palju on tegelikult küsitud, et kui hästi siis need kellad võrres mingite meditsiiniseadmetega töötavad, siis tegelikult ega meditsiiniseadmed ei ole, aga samas Samsung just tellis päris teadusliku uuringus võrreldi, siis seal küll oli keskendatud Samsungi kelladele, aga vaadates Apple Watchi näiteks, siis need andmed on üsna sarnased, et tegelikult need kella pealt kogutud andmed on väga-väga sarnased nendele, mida siis profimeditsiiniseadmetega saadakse, et tegelikult nad ei valeta palju, nii et selles mõttes on tegelikult võib usaldada küll, eriti pulssi näitavad päris täpselt, eks ole, ja samme loovad ka tänapäeval väga täpselt, kalorid oskavad arvutada ka, kuigi mitte võib-olla see on kõik keerulisem, kuna see käib puhtalt matemaatika põhjal ja seal võib olla veidi probleemi, aga üldiselt jah, et tegelikult see asi läheb ikkagi järjest paremaks ja kellade maailmas on toimunud väga huvitavaid asju ja teine asi, kui me sellest juba räägime, kus on tegelikult toimunud hüpe, me natukene ka seda jõudsime siin mainida Eveliga mõni saade tagasi, aga OLED-telerite turul on toimunud, esimest korda ajaloos on konkurents selle aastal nüüd, kus Samsung hakkas ka tegema siis sama 6D OLED-paneele ja müüb ka konkurentidele. Eks enam ei ole ainult LG ainus paneeli tootja, vanasti oli nii, et sõltumata sellest, mis teleri sa ostsid, said sa LG ekraani sees, nüüd sa võid saada ka konkurendi ekraani ja parandamind, kui ma eksin. Sonil on olemas. Jah, Sonil on Samsungi paneel. Sony vanast Sonil on mõlemad, nii LG kui Samsungi. See on eriti hea võrreldaks. Aga vanast alguses oli minust niimoodi, et kui need esimesed mudelid tulid, siis Samsungi paneeliga telerid olid kõvasti kallimad, aga siis need hinnad läksid kohe jube järsku hukkusid, eks ole, läksid tagasi samale tasemele, eks ole. Seal oligi suht ongi jälle, et kui OLED teistel tootjatel siin, siis Philipsil või siis LG, kes kõige rohkem meil esindatud olid või siis ka Sony, et nende hind oli paigas ja siis Samsung tuligi päris kõrge, palju kõrgema hinnaga, et jube keeruline on põhjendada seda või kuidagi maha müüa seda meeletult suurt vahet, et kui inimene reaalselt tegelikult seda vahet seal sees tajub ikka jube vähe. Et eriti, kui sa isegi paned suures sendis on telekad väljas, et näiteks paned sinna 3-4 mudelit on vahel ja siis käid jooksed 2 teleka vahel, siis tegelikult selle vahe leidmine on keeruline, et seal see hinnapunkti alla toomine nii kiiresti tõenäoliselt ongi siis see, et sa lihtsalt ei müü muidu seda asja. Just, eks Samsung sai ikka sellest aru. Ja tegelikult eks seal ongi ju, konkurents on selles jälle hea, et ka LG teades, mis Samsung teeb, siis nad ju tegid oma Evo paneeli, või Evo uue versiooni, eks ole, mis on siis tegelikult ka jällegi kõvasti parem kui eelmise põlvkonna oma, just kontrasti ja ereduse poolest, ja eriti just ereduse poolest. Et tegelikult seal on ikkagi konkurents töötab ja teine asi, kus konkurents töötab, on see, et kui meil siin Euroopas on QLED on olnud enamasti Samsungi pärusmaa ja et nemad olid selle tehnoloogia väljamõtlejad siis soodsam ja veidi eredam, aga väiksema kontrastiga alternatiiv OLEDile, siis nüüd on ikkagi ka Hisense ja TCL toodavad ka QLED ja nüüd on meil ka Hisense QLED telerid müügil ja mulle tundub, et eelmine kord ütlesin, et kui nüüd ei ole just vaja seda, mida me alguses rääkisime, et neid teleri sees olevaid Eesti äppe, mida Hisense, ma ei tea, kas tal on vist, kui tal Android TV on peal, nendel mudelitel on olemas, eks ole, mis on vida peal, nendel ei ole, aga põhimõtteliselt on ikkagi see, et Hisense QLED teler, mis näitab päriselt pilti, on ikka 40% soodsam kui Samsungi oma, eks ole. Go3 on vidal olemas ja kleepsud on peal. Okei, no siis jällegi on. Ja Go3 on olemas nüüd.
Just, mul tuleb praegult meelde, et me ei ole seda ise veel, nendel ei ole proovinud. Ma tahan seda kohe proovida. Kui on kellegi konto jumala eest, kui sul on olemas, lähme logime sisse. Mul ei ole, aga Q3 konto, tegelikult on, jah. Okay. Ühesõnaga me võime seda proovida, et me saame seda tulevikus öelda, et näete, tegelikult on veel olemas üks alternatiivne teleritootja, kellel on lisaks Android TV-le ka teine platvorm, millega saab vaadata Eesti kanaleid. Aga seda me testime ära, seda me praegu ei kinnitasin. Sest iSense on ikkagi see, et on hinnapunkt on niivõrd hea, et inimene, kes tulebki reaalselt otsima, läks eelmine Kineskoop telekas katki, mis oli siin 25 aastat kodus ja tulebki ostma, mis teha, eelarve on eelarve, selle järgi peabki lähtuma ja kui sa saad ikkagi ka 200 euroga tänapäeval sellise teleka, millel sa ei pea enam ühtegi vidinat külge panema, sest ütleme, tihti on see, et ikka vanem inimene tuleb otsib endale 32-40 tollist, äärmisel 43 tollist telekat, siis tema jaoks on ikka ka vaja see, et see oleks nagu meeletult lihtne. Just. Et lihtsalt ei oleks see, et muidu ta vaatab neid 2 pulti selle kodus. Lõpus seletab ikka keegi talle selle ära, et kas või kuidas, aga siis on see, et kui sul kodus on 2 pulti laua peal, ühe seadme lülitad kogemata välja, teine on see, siis ei saa aru, miks ta seal näitab mingisugust AV või mingit HDMI kirja. Jälle see sama see, et see kas otsa telekale see digi või see äpi lahendus sinna sisse käima panna, siis on ikkagi suur pluss. Just nimelt. Ja lisaks siis sellele, eks ole, nagu ma Auks rääkisin, et iSense'il on ka nüüd kuulajad telerid ja 55 tollina on 450 eurot, nii et tegelikult sellise päris hea mustaga, päris hea pildiga teleri saab ikkagi suure ka hea hinnaga, et kui me räägime ka sellistest asjadest, mis on siis natuke suurem, natuke paremad kui see 200 eurone mudel, eks ole, siis ta on toonud selle kuuleid ekraani kvaliteedi odavasse hinnaklassi, mis on nagu tegelikult minu arust ka selle aasta üks selline töövõit siis iSense'i poolt, et väga, väga äge. Lõpuks siis nende selliste suurte uudiste lõpuks räägime võib-olla ka seda, et üllatuslikult on läinud mõnes aspektis väga heaks tehisintellekt, üllatuslikult ja mõnes aspektis ei ole väga hea. Ehk siis viimases aasta lõpus või viimase poole aasta jooksul on teinud ilma 2 sellist väga huvitavat tehisintellekti asja. Üks on ChatGPT, kes oskab kirjutada peaaegu ütleme nii, et ära vahetame siin sarnane sellega, sa ei saa aru, kas see on inimese kirjutatud tekst või see on nagu roboti kirjutatud tekst, et nad teevad ja USAs on juba suuri probleeme sellega, et üritatakse nagu mõelda välja, mida teha kõigi nende kirjandite ja seedega, mida siis laps tuleb ise ei hakka kirjutama, vaid hakkab robotid ees kirjutama, eks ole. Et see on, see tegelikult muudab seda, kuidas koolitöö käib ja kuidas õpetatakse, seal tuleb leida uusi lahendusi, eks sellest, et niisama lihtsalt enam kirjuta kirjand ja sa ei tea, kas laps on seda kirjutatud või see on roboti tehtud, eks ole, et seal ikkagi siin YouTuberid on lasknud kirjutada uudiseid ja mingid ülevaadete stsenaariumi, mis on nagu nii head, et see on nagu müstiline. Jah, et naljakas see, et nad teevad enam-vähem igas suures tekstis teevad nad ühe selge vea, 1-2, aga 90% tekstist on väga hea. Ja teine selline asi on siis DALL-E 2, mis on pildi joonistamise tehisintellekt, et sa võid talle öelda, et joonista mulle kalamees õhtul kuskil looju päiksevalguses kala püüdma, sest ta teeb selle nagu mitu varianti, üks on fotorealistlik, üks on nagu kunstipärane ja nagu ta teeb nagu fantastilist tulemust, ta saab aru, mida sa talle ütled ja siis joonistab selle pildi nagu nii hästi valmis, et ma arvan, et ka kunstnikud on varsti eilne päev. Ja tegelikult see tehisintellekti areng on nagu selline asi, mis ühtepidi hirmutab, teistpidi loob nagu väga palju võimalusi, eks ole, et me ilmselt järgmine aasta saame näha, kui heaks see tegelikult veel muutub, sest ega siin see areng ei lõppe ja mina tahaks nagu selles valgus loota ka seda, et see tehisintellekt või selline, siis asjad jõuavad ka niivõrd palju eesti keelde, et me saaksime võib-olla endale, ma ei tea, mingisugused hääleassistendid eesti keele toega ja sellised asjad me ei peaks enam võõrkeeles seda kasutama, eks ole. Varsti mõtled, tahaks mingit raamatut kirjutada, räägid natukene arvutiga ja vaata hommikuks on raamat valmis. Just. Lihtne välja anda. Enam-vähem umbes nii, ta varsti käibki. Ja negatiivse poole pealt on see, et hästi palju on ju räägitud sellest, et kohe tulevad isesõitvad autod ja väga palju on olnud selliseid idufirmasid, kes on hakanud isesõitvad autosid arendama ja suured tegijad, eks selle Apple teeb midagi, Google on teinud aastaid midagi ja neil on ka päris palju tagasilööke ja sealt nendest suurematest siis isesõitvad autod ja tehisintellekti arendajatest on päris palju kas pankrot läinud või on need osakonnad kinni pannud ja üks suuremad oli Argo AI, kes oli saanud tegelikult üsna suured investeeringud Volkswagen Grupilt ja Fordilt, kes selle aasta lõpus siin sügisel kinni pandi ja siis nii-öelda tassiti laiali, ehk siis need patendid ja inimesed siis vaikselt koondatigi Fordi ja Volkswagen kätte, et võib-olla see oli eesmärk alguses, et investeerime ja siis tegelikult võtame seda tehnoloogia omale. Aga see on nagu üks koht, kus tuli välja, et tegelikult sinna ilmselt läheb veel ikkagi aastaid ja võib-olla mitte aastakümneid, aga et see ei ole nii lihtne, kui
kui tegelikult tundub, kuna just seal on nagu probleem on ju selles, et ikkagi liiklus, eks ole, see on nagu väga kiirelt muutuvad situatsioonid, see on väga kiiresti ja väga palju asjadega arvestama ja see on nagu koht, kus veel nii-öelda inimmõistusel ei ole või sellise reaktsioonil ei ole veel nagu alternatiiv ja küll tuleb, aga kannatada saab seal ikkagi lõpuks inimene ju, vähemalt kes selle siis roolib või kelle tarkvara seda roolib, aga kui seal ikkagi viga on sees ja see AI seal eesotsas otsustamisel ei ole piisav niivõrd hea, et keegi julgeks 100% sinna, täiesti 100% julgeks lubada ainult roboti rooli, siis ikkagi kannatada saad sina seal tagapingi peal. Täpselt. Aga eks me näeme, et võib-olla ka ikkagi mõne aasta pärast ka seal toimub mingi sama suur edusammud kui seal chat-GPT-l ja pildi joonistamisel, et kui see on keerulisem, pilti joonistab palju lihtsam, eks ole. Aga eks me näe. Aga teine asjad veel, mis on nagu sellised selle aasta negatiivsed kohad on see, et Microsoft tahtis osta suurt stuudiot Activision Blizzardit, nad ei ole seda plaani veel maha mahtnud, aga hästi palju neile kaikaid kodadesse loobitud, et siin Euroopa Liit on öelnud, et me ei uurime seda põhjalikult ja me ikka ei tahaks teaks kiita, kui ka nüüd USAs siis FTC, ehk siis see finantsturgudest hoolitsev asutus on otsustanud, et nemad ei luba seda ostu teha ja kaebavad selle otsuse kohtusse, nii et ilmselt siis näeme, mis seal saab, et kas nad jõuavad mingile kokkuleppele või ikkagi jääb see müük ära ja ilmselgelt seal on väiksemad mängutootjad ja Microsofti konkurendid Sony ja Nintendo ja nii edasi on ka üritanud oma poolt anda panust sellele, et seda tehingut ei toimuks, eks ole. Et eks mõnes mõttes on see võib-olla hea, kui konkurents suurem on, mõnes mõttes selle Microsofti rahakotiga saaks võib-olla mõned mängud paremaks teha, aga eks ta on kahe otsaga asi. Just. Ja ei tea, mis läheb, kas läheks paremaks või mitte. Samas jälle seal ikka raha on ju palju taga ja täpselt. Eeldaks, et saaks paremaks teha. Just. Aga pole esimene kord, kui midagi on ka ära rikutud ju lõpuks. Täpselt. Aga alati ei aita ka palju raha, et Google tegi siin mõned aastad tagasi Stadia nimelise pilvemängu-lahenduse, millest nagu loodeti väga palju ja Microsofti suurt konkurenti, eks ole, kuna Microsoftil on see Xbox Game Pass on ju tegelikult olemas võrgus, töötab üsna hästi, siis Stadia pandi ka täiesti ootamatult kinni, kuigi paljud ütlesid väga oodatult, sest et keegi ei usu, et kui Google midagi teeb, et ta siis nagu selle kiiresti ära lõpetab, sest et tegelikult Google on tuntud selle poolest, et kui mingi asi nagu piisavalt tulu ei teeni, siis sellega rutu kinni pannakse ja ka sellega oli. Et juba algus, kui nad selle lahenduse tegid, siis nii mõnedki ütlesid, et ma ei usu, et see kaua kestab, aga mina lootsin, et ikka kestab see konkurentsi, sellest ka sellel turul on vaja ja seda innovatsiooni. Aga ju nad siis ei täitnud Google lootusi ja kinni ta pandi. Mis on positiivne on see, et Google tegi selle kinnipaneku väga-väga viisakalt, et nad kõik, kes olid sinna raha maksnud, kõik raha maksid tagasi, kõik, kes olid seal kaudu mängud ostnud, need sporditi siis arvuti peale või konsoolide peale, põhimõtteliselt arvuti peale. Ehk siis keegi ei kaotanud oma raha, eks ole, nad tegid selle nagu, ja mõned isegi jäid nagu nii-öelda kasumisse oma investeeringuga sinna mängumaailma. Kurb küll, aga samas klient ei saanud petta, et see oli nagu hea. Et väga viisakalt tegid seda, et paljudel on väga suva, eks ole, aga Google suutis selle teha väga kliendisõbralikult. Nii täpselt nii nagu normaalne ongi. Ja kandsid ilmselgelt sellega väga suurt kahjumit, eks ole, aga ilmselt nad said aru, et kui nad seda edasi arendavad, kannavad veel suuremat kahjumit. Ja viimase asjana võib-olla on see, et krüptoturgudel või krüptorahal, kui sellise üldse oli väga kehv aasta, et viimane siin paar kuud on olnud, eks ta see FTX skandaal, mis oli tegelikult põhimõtteliselt püramidskeem, et mitte üldse mingisugust arusaama ei olnud kellelgi, mis seal toimus. Päris mitu sellist teist krüptoraha on läinud hingusele, inimesed on kaotanud väga palju raha ja kolmandaks on siis tegelikult positiivse koha pealt on see, et Ethereum muutis oma põhimõtet, et ta läks selle kaevandamise põhiselt süsteemilt üle siis teistsuguse süsteemile, mis tähendab seda, et Ethereumi omamine ei võta enam nii palju energiat, ehk siis elektrikulu praegus maailmas on väga oluline teema ja nemad olid positiivsed selle koha, et nad läksid üle mudelile, mis ei vaja meeletuid koguseid energiat kulutada. Aga üldkokkuvõttes oli krüptol oli kehv aasta ja tegelikult siin võib-olla maksab üle toonitada seda, et kuigi Eestis on ka hästi palju igasugused krüptoraha startup idufirmasid ja muid asju, meil on siin selline majanduskliima selline, kus neid soositakse väga palju, siis kui sellesse kohta investeerida, eriti kui seda soovitab mõni kuulsus, siis praegu on kas FTX-il on näha, et see oli palju kuulsuseid taga ja tegelikult ega seal nagu tegelikult peale nende kuulsuste nimed ja nagu mingid reaalsed asja ei olnud ja ikka jäid paljud inimesed oma miljonitest või säästudest ilma. Et kui teil pakutakse võimalust investeerida krüptorahasse, siis palun mõelge 9 korda üle, kui 1 korra seda teete, et see ei ole nagu kuld, eks ole, mis oma väärtust hoiab igavesti, et seal on võimalus väga palju kaotada. Mina krüptoga vist olengi nagu reaalselt seda kuulnudki, et algul haibitakse hirmsasti, neid on ju meeletult palju erinevatel turul.
no tõesti meeletult palju, sest vahepeal igaüks teeb enda oma ja siis haibitakse kiiresti, algul on ta mega odav, siis läheb hind kõrgeks ja siis on ainus asi, mis hiljem on ainult negatiivsed uudised, kes kaotas nii palju ja kes kaotas nii palju, aga kellegi kätte peab see raha minema lõpuks just. No, eks need üksikud võidavad kõik just, et kas seda on ka ju siin erinevates kohtades nimetatud, kes on nimetanud mingis püramiidskeemiks, ei tea, kas päris mitmed neist ongi olnud päris püramiids, kõik muidugi ei ole ja mõni neist on ka täitsa aus süsteem, eks ole, aga tegelikult teine mis krüptoprobleem on ju see, et ikkagi see volatiivsus, eks see väärtuse kiire kasvamine ja kukkumine, mis on investeerimise mõttes või sellise börsi mängimise mõttes võib-olla põnev, aga maksevahendi mõttes on ta ikkagi nagu mõttetu ja tegelikult ka selline väga-väga ohtlik, et sellepärast näiteks Tesla ju kunagi Elon Musk lubas, et saab Teslat krüptorahaga osta ja siis päris kiiresti lõpetasid seda ära, kui nad said aru, et see kõikus nii palju, et nad ei saanud nagu seda kurssi nagu paigal hoida. Nii et see lõppu siia väike jõulumeeleolu loomiseks väike hoiatus, et vaadake, ostke sõpradele parem jõulukingitusi, käige kuskil reisil või investeerige kuhugi aktsiatesse, pensionifondi või kuskile stabiilsemasse kohta krüptoraha asemel. Oska mingi kinkekaart kas või kinkekaart, see teeb alati kellelegi head meelt. Just, aga sellega me tõmbame selle jõulusaate kokku ja järgmine nädal räägime teile kindlasti järgmistest asjadest, meie täname kuulamast ja loomulikult meenutan teile, kui te tahate anda meile teada, eriti nüüd siin aasta lõpus, mida me võiksime saates rääkida, millele keskenduda ja mille kohta võib-olla nõu anda, siis tegelikult saate te meile kirjutada ja seda öelda, meie meiliaadress on saade@euronics.ee ja alati võite jätta oma kommentaarid ja küsimused ja soovid meie Instagrami ja Facebooki postituste alla, me loeme need kõik läbi ja teeme saadet vastavalt teie soovid. Meiega täname kuulamast. Kena päeva!